Eesti toiduainete tööstus mõtleb välja uusi maitseid, uusi tooteid, võitleb kriisidega, aga nemad alla ei anna. Ei ole kerge. Ma arvan, et võin julgelt öelda, et selline 5+ aastat. Aga sellega tuleb lihtsalt hakkama saada. Lihatööstus võitleb erinevate kriisidega, olgu selleks energiakriis, linnugripp, Aafrika seakatk. See on hirm, see on traagika, see on mure. See on kõik koos. Loomakasvataja või inimesed, kes on farmis, nende jaoks on ikkagi nende loomad ja sellist ühe korraga niisugust massilist hukkamist, et loomulikult on see neile raske, et tihti inimesed vajavad peale seda väikest puhkust ja et see murrab isegi kõige kõvema südamega mehe jalust, et loomulikult on see väga raske protsess. Eelmisel aastal tabas Eestit eriti suur Aafrika seakatku puhang ja kuigi nüüd on olukord kontrolli all, on tagajärjed siiamaani tunda. Ainuüksi Execo farmi tabanud seakatku tõttu läks hukkamisele ligi 27 000 siga. Sealihatooteid toodame edasi nagu ka varem. Loomulikult me sellest veel taastume. Ja seda mõju ma usun, et me näeme kuni veel selle aasta lõpuni, et meie enda kulubaasi on sellest taastumine väga selgelt mõjutanud, aga ma usun, et me tulime sellest väga kenasti välja tänu oma kontraktorite abile ja Maag Agro hästi kiirele tegutsemisele. Eesti suurim toiduainete tööstus Maag Food investeeris nüüd vaatamata rasketele aegadele uude lihasnäkkide tootmisliini, nagu nad ise seda nimetavad, snäki Ferrari liin. Meie tootearendustiimiga töötame aastaringselt selleks, et tegelikult uuendused iga suvi ja iga talv meile tootelettidele jõuaksid. Et see aasta meie kõige suurem uuendus siis tegelikult ongi see snäkiliini investeering, et kus me oleme siis lansseerimas turule täiesti uut lihatoodete kategooriat ja oleme teinud siis koos seadmepargi ja ümberehitustega üle 1 miljoni investeeringut selle tootekategooria lansseerimiseks. Tunnis jookseb siin lindil 10 000 lihapatooni ja 70 pakki. Üle 1,5 miljoni pakki kuus saadetakse tarbijate poole teele. Uus snäkiliin on avatud, aga ka rasketel aegade tuleb investeeringuid teha, niimoodi öeldi täna siin. Ja tegelikult ongi tihtipeale küsimus selles, et kui kuskil investeerida, kas nüüd osta midagi uut või tuleb rasketeks aegadeks tegelikult ikkagi raha kõrval hoida, sellepärast, et ka Euroopa tasandilt tulevad ju järjest uued seadused ja nõudmised. Nii et alati on küsimus selles, kuhu täpselt raha panna ja kas või kui palju ikkagi seda riski võtta. Investeeringute põhipõhjus peitub ikka selles, et hoida toiduainetööstust jätkusuutlikuna ka 5 ja 10 aasta pärast. Ja see on põhipõhjus, miks tegelikult olulisi investeeringuid me peatanud ei ole. See on taaskord viis, kuidas viia tegelikult lihatoode täiesti uude tarbimisolukorda, et sellega tegelikult hoida ikkagi tootmismahte meie enda tööstustes, sellega hoida ka stabiilsena meie tööstuste fikseeritud kulud, et tegelikult kanduks seda hinnatõusu lõpphinda võimalikult vähe. Inimeste elutempo on järjest kiirem, seetõttu panustatakse ka lihatööstuses üha enam snäkkidele, mille saab kiiresti kotist haarata. Kui inimesteni jõuavad nüüd Eestis uued lihasnäki batoonid, siis Suurbritannias on valitsusametnikud koostanud eriolukorra plaani võimalikuks toidupuuduseks, mille võib põhjustada süsihappegaasi nappus Hormuzi väina sulgemise tõttu. Kas ka Eestis on selline oht? Praegu ja tõsi on ka see, et osa toiduaineid ja väga suur osa toiduaineid pakendataksegi gaasikeskkonda. Praegu meil gaasiga veel teemat laua peal ei ole olnud, ei ettevõtete poolt ka, aga kui see Hormuzi väina liiklus ei taastu, et point on selles, et siis ümber Hormuzi väina on just nimelt pakendite tootjad ja plastitootjad koondunud, kui sealt ei liigu kemikaalid, kui sealt ei liigu nafta, siis paraku pakendite kriis võib tulla. Ja vaatame, sügiseks on võib-olla see, et võidab see, kellel on suuremad laovarud. Hiljuti alles oma ostuinimestega rääkides meil oli jutuks, et kui veel kuu aega tagasi ennustati 15% pakkematerjalide hinna kallinemist nagu suures pildis, siis praeguseks ennustatakse juba 35% pakkematerjalide hinna kallinemist nagu suures plaanis, et tõesti väga suured muutused meie jaoks ka ja jälle kahjuks nagu ka lõpptoote hinnasse kajastub, et siin pole midagi teha.